Tere taas! Täna on meil jälle teile pakkuda üks huvitav auto, milleks on V220 põlvkonna S-klass. Auto, mida hakati tootma 98 sügisel ja toodeti kuni aastani 2005. Ja minu jaoks on huvitav see auto just seetõttu, et ma mäletan, kui seda autot esitleti. Loomulikult olin ma sündinud ka siis, kui tuli turule selle eelkäija V140, kuid see oli vist, kui ma ei eksi, aastal 91 kevadel. Tollal oli meil veel Eesti NSV, mõtted olid kõigil mujal, info liikus ka suure viivitusega, nii et selle auto esitlust ma ei mäleta. Aga kui V220 oli tulemas, et see oli suur sündmus, et võib-olla tundub loogiline, võib-olla ei tundu loogiline, aga tollal, kui iga auto tuli nagu turule uuem auto, mis oli nagu vähegi erilisem, siis oli ikkagi selle ümber palju rohkem igasugust juttu, infot kui tänapäeval. Ja samuti puudutas ka V220, kuna tegu oli ikkagi uue S-klassiga. Ning muidugi seetõttu, et nii nagu ka praegul ja ka tollal, et kui tuleb turule uus luksusklassi auto, siis kõik nagu ootavad, et uus auto oleks suurem, võimsam ja nii edasi. Aga tollal oli nii-öelda probleem seisnes selles, et kuna V140 oli juba nii suur auto ja oli saanud ka tegelikult üsna palju kriitikat selle osas, et ta ongi nii suur, et siis oli nagu üsna selge, et sealt nagu kuskil edasi minna ei ole. Ja siis tulemus oligi see, et kui V220 tuli turule, siis teatud võib-olla siis seltskonna jaoks oli ta mingis mõttes pettumus, kuna auto oli väiksem ja mitte ainult väiksem, vaid olid ka nii-öelda jõunäitajad olid ka tagasihoidlikumad. Ma toon näite, et kui siis V140 mudel S320, millel oli 3,2 liitri mootor, rida 6 mootor, et sellel oli, kui me eksi, 231 hobujõudu, siis uuel S320 oli küll V6 mootor, kuid sellel oli 224 hobujõudu. Sama kehtis ka muude mootorite puhul, et kui V140 puhul oli S500 5-liitrine, oli, kui me eksi, 320 hobujõudu, siis uue põlvkonna V8 samuti 5-liitrine, sellel oli 306 hobujõudu. Või S600 V140 puhul 6-liitrine mootor, 394 hobujõudu, siis uue põlvkonna V12 mootoril oli 5,8 liitrit töömahtu ja 367 hobujõudu. See võib-olla kõlab esmapilgu halvasti, aga tegelikult see ei olnud midagi hullu. Esiteks, kui me räägime veel nii-öelda auto suurusest, ega tegelikult V220 ei ole väike auto. Et isegi ka lühikese teljavahega mudeli puhul on pikkust vähemalt 5 meetrit ja natuke rohkem. Ja samuti need mootorid, et kuigi need jõunäitajad olid natuke tagasihoidlikumad, oli uus mudel, võtame siis sama näiteks selle S320, et kui kõrvutame selle V140-ga, siis uus ja vana S320 kaaluvahe uue kasuks üle 200 kilo, mis tähendab seda, et kui vanem V140 S320 kiirendas 189 sekundiga, siis uus lausa 8,2 sekundiga ja veelgi muljetavaldama oli lõppkiirus, tippkiirus, et vana mudel oli see 225 km tunnis ja uuel mudelil oli 240 km tunnis. Nii et kokkuvõttes võib öelda, et kuigi uue mudel sai võib-olla natuke väiksemad mõõdud, natuke vähem jõudu, oli tegelikult ikkagi edasiminekuga ja suure edasiminekuga. Kuna nii nagu S-klassile kombeks, väga palju uusi tehnoloogiaid tuli autoga kaasa. Näiteks ma ütleme niimoodi, et võib-olla tänapäeval üks lisa, mis on kõigile meeltmööda, adaptiivne kiirushoidja tuli V220-ga. Või teine väga mugav lisa, massaažistmed, see tuli V220-ga. Konkreetne mudel on siis S500 ja pärineb aastast 2003, mis tähendab omakord seda, et tegu on siis facelift mudeliga, mis tuli turule 2002 aasta sügisest. Ja võib-olla kõige lihtsam välimuselt eristada vanemat ja uuemat facelift mudelit on siis tagatuled, kus on peal 4 valget triipu. Ja koos faceliftiga tuli ka võimalus, et kes tahtis, sai soetada ka osadele mudelitele nelikvedu ja antud mudelil see nelikvedu formaatik on ka olemas. Et kui räägid S-klassi disainist, see on nüüd see koht, kus võiks öelda, et see on maitseasi. Ma mäletan, kui see mudel tuli turule, samuti ma olin tollal ka harjunud nii-öelda siis ju vanema põlvkonna Mercedestega ja minu tollane lemmik oli hoopis nendest oli V126, nii et võib-olla see uued ümarad jooned ei olnud päris see, mis minu maitsemelt tabas, aga tunnistan ausalt, et mida aeg edasi, seda rohkem on mul see auto hakanud meeldima, sest ta on niisugune väga elegantne välimus ja kui on õige värvitoon ja õige disainiga valuvälg, siis ta näeb väga-väga hea välja. Ja ma ütleks isegi niimoodi, et tänapäevaks on see mul üks lemmikuid S-klasse, nii üldse S-klasse kui ka välimused, et tõesti see välimus mulle meeldib, et mina kiidan selle igati heaks.
Nii, nagu ikka vaatame ära ka, milline näeb auto välja seest. Ja S-klass on tõesti hästi mugav. See on nüüd jälle see koht, et kui rääkida disainist, interjööri disainist, et kui nii-öelda eelkäijad ja vanemad Mercedesed, kõik niisugused kuidagi kantilised, ma isegi ütleksin, et vanamoodsad, siis see S-klass uus Vega 220 oli juba nii-öelda siis uue ajastu kuulutaja. Paljudele see muidugi oli sümpaatne, samas mõni ka nurises. Tegu on, nagu ütlesin, facelift mudeliga ja siin on natukene mõned detailid teistsugused, ekraan on natuke suurem, aga mina ütleks, et üldpilt on väga hea. Ta on ikkagi jätkuvalt väga kvaliteetne auto, siin on kõik on pehmed materjalid, et nahk sisu, nahk on mõnus, nahk on pehme, puit on väga ilus, väga ilusti lakitud, jätab väga kalli mulje, kõik on siin väga ilusti nii-öelda kokku pandud. See auto on meil siis, mis meil on 2003, 22 aastat vana, jah, 22 aastat vana lausa. Ja auto ei nigise, ei nagise, kõik näeb värske välja, nii et nupud on ilusad. Ma ütleks, et väga-väga hea töö ja selle auto on tõesti niimoodi, et mida rohkem sa sõidad, seda rohkem sa saad aru, et kui ikkagi hea toode on S-klass, et isegi aastakümneid hiljem on ta ka mõnus, mugav, vaikne sõita. Nii et kiidan, et väga-väga mõnus auto, kus tunde ja sadu kilomeetreid, miks mitte ka tuhandeid kilomeetreid veeta. Et jah, et ühesõnaga auto on väga hästi kokku pandud, mida näitab ka auto vanus, praeguseks hetkeks siis 22 aastat. Nii et ühesõnaga materjalid on head, tugev kõik, midagi siin ei kolise, ei nagise, ei nigise. Et kõik on ilus, kõik on hea. Nii, olles nüüd tagaistmel, siin on uskmatult mugav. Kuigi ma vaatasin järgi, et ta on nii-öelda registris on ta siis lihtsalt S500 nagu lühike kere, aga mulle tunduks, et see on pikk kere. Et ma pean pärast järgi uurima, kontrollima. Igal juhul jalaruumi, sest ma enne istun seal ees, ei ole ma kõige lühiksem inimene ja praegu ma siin tõesti jalaruumi väga palju. Väga mugav on siin istuda, käetoed, pehme, pearuumi siin palju, igas suunas. Ilusad sellised peeglid tulevad laest välja, nii et väga-väga luks. Siin on meil üks väike ekraan. Niisugune mõnus vanakool retro, aga ikkagi annab feelingule juurde. Nii et väga-väga mõnus auto. Elektrismed on meil siin tagumised. Et saan seadistada vastavalt sellele, kuidas ma tahan. Istmesoojendused, istmejahutused, super luks. Ja ma ütleks tegelikult niimoodi, et kuigi tänapäeval loomulikult igasugust lisasid tuleb autodesse juurde, aga need nii-öelda siis see baas, ütleme, et see, mis siin autos juba olemas on, see on ikkagi tänapäeva tase. Et ikkagi kõik see, mis teeb nagu elu mugavaks, on tegelikult juba selles autos olemas. Ja ma eeldan, et ma ainukene, kes seda ütleb ja ma olen seda juba ammu ka öelnud, et V220 oli nii-öelda see Mercedes, mis nii-öelda tõi siis Mercedese uude ajastusse. Et kui nii-öelda kõik see, mis eelnevalt olid, need olid nii-öelda vanakooli Mercedesed ja kõik nii-öelda, mis alates sellest on rohkem juba nii-öelda nagu tänapäev. Ja nii-öelda see, mida me kõik tänapäeval näeme, need uued mudelid, mida on võimalik osta, et tegelikult kõik on nii-öelda, ma ütleks, et isegi algus saanud just sellest mudelist, nii et väga-väga hea, väga mõnus auto. Et kuidas on siis sõita V220 S-klassiga? Väga mõnus on. Ma räägingi seda, et mõtlesin ka, et kui see auto turule tuli, siis olid nii-öelda arvamused nagu kahte leeri, kellele meeldis, kellele ei meeldinud. Ma ütlen ausalt, aga mulle see auto ka võib-olla alguses on väga sümpaatne ja ajapikku ka ega mingit armastust ei tekkinud selle auto vastu. Aga siis ütleme, et sellest läks mööda sellest võib-olla 10 aastat, sellest, kus auto esitleti ja siin, vaadake rohkem, siis oli mul ka hakkas võimalus tekkima autodega sõita. Ja siis hakkas see auto mulle meeldima, V220, see tõesti, et ta sõitis nagu hästi, ta oli mõnusalt pehme, aga samas ta oli niisugune, ta ei olnud nagu ülemäära vedel, ta oli nagu väga-väga hea sõita. Ja ütleme niimoodi, et lõplikult see armastus selle auto vastu tekkis siis, kui mul oli võimalik sõita mudelitega S600. Et ma isegi ei mäleta, kumba pidi see oli, kumba oli enne, kas oli see nii-öelda algne S600, millel oli siis vabalt hingav mootor 5,8 liitrit, 367 hobujõudu, oli siis juba see facelifti järgne S600, millel oli 5,5 liitrine mootor, 2 turboga, millel oli lausa 500 hobujõudu ja 800 newtonmeetrit, aga mõlemad mulle väga meeldisid, eriti muidugi loomulikult see bituromootor. Ja see on mul tänaseni nii-öelda hästi meeles, kui mõnus autoga ei sõita, ta oli kiire, ta oli ääretult kiire, ta oli mugav, rafineeritud, vaikne. Samal ajal paned marsaažistme sisse nagu ülihea auto. Ja tegelikult see nii-öelda siis biturbo S600 minu jaoks siiamaani tänapäeval niisugune mõõdupuu, et on nagu väga vähe autosi, isegi peaaegu ei ole,
mis on nagu seda muljet suutnud nagu üle trumbata, sest et ka järglane nii-öelda V221, ega see siis midagi selles osas nagu paremalt ei tee, et ikkagi nagu sama hea on ju. Aga ja ütleme, et ka uued mudelid, et kas või see päris uus S-klass, ma selle V12 mootoriga ei ole sõitnud küll, aga need ka ei ole nagu suutnud seda nagu feelingut üle trumbata. Ja isegi mitte näiteks Bentley'd, need Flying Spur'id, millel on ka, siis teil on küll kaksik V12 mootor, 6-liitrine, 2 turboga, et ka see auto ei ole suutnud üle trumbata seda kogemust ja isegi Rolls-Royce Coast, millel on siis BMW päritolu mootor, samuti V12, ma ei tea kui suur, aga see ei ole nii-öelda suutnud paremat muljet minu jaoks jätta. Et ainukene auto, mis ütleme, et siis veelgi rohkem, või mitte isegi ta ei ole väga palju rohkem, aga natuke rohkem, ütleme, et seda niisugust vau, et nagu seda feelingut ja seda benchmarki minu jaoks nagu edasi liigutus on see Maybach 57. Nii et kui jätta Maybach 57 kõrvale, siis tegelikult V220 S600 2 turboga variant, see on ikka üliäge auto sõita. Aga see S500 sõidab väga hästi, vaikselt, mõnusalt, pehmelt, et antud autol on see õhkvedrustus, mis kuigi Mercedes kasutas õhkvedrustust varem, vanadel mudelitel oli, ma mäletan, oli see V112 põlvkond, V109 ja siis see V100 põlvkond ehk siis Mercedes 600, seal oli need saada. Aga jah, nii-öelda siis laialdasemalt esimest korda siis V220 puhul ja see oli nii-öelda siis see Airmatic õhkvedrustus oli nii-öelda siis ütleme nii baasvarustuses, aga lisaraha eest sai siis osta, osade mudelit oli ka juba seeravarustesse, oli siis see ABC vedrustus ehk Active Body Control, mis on teatud mõttes isegi veel parem, eriti kui nii-öelda kiiremat sõitu harrastada. Aga Airmatic, see on õhkvedrustus väga hea, väga mugav, tõesti väga mugav, et väga hea auto on sõita, et mul on siin nagu väga hea olla ja see on tõesti selline auto, kui keegi mulle praegu helistaks, et kuule, Henri, et tule sõida Varssavisse, et mul on üks asi sealt vaja peale võtta, et aita meid ajast välja, mul enda auto läks katki ja 1000 kilomeetrit, ma ütleks, okei, pole probleemi. Et see on see auto, millega seda teha, et super luks. Ja lihtsalt, võib-olla on keegi, kes ütleb, et ta ei nõustu sellega. Kindlasti on, aga mina ütlen, olles sõitnud ka kõikide muude S-klassidega, sealhulgas kõige uuemaga V223-ga ja mina ütlen, et V220, kui on sul korralikult hoitud, siis ta on tal tegelikult täpselt sama hea sõita. Isegi ma ütleks teatud mõttes on parem, näiteks mulle see auto seest mu isegi meeldib rohkem, minu jaoks on mugav, et nupud, asjad, kvaliteet tundub parem. Et kui V223 ja 222 puhul on see, et midagi natuke kõvemini peale surud, hakkab sul nigisema-lagisema kogu see plasmass, siis siin on see vaikne, et siin näed surun peale, on vaikne. Nii et väga hea auto ja ma kellegile kunagi ütlesin ka niisuguse, viskasin nii-öelda kinda, et kui ei oleks piiranguid, sõida nagu tahad, start on Tallinnast, peab jõudma Riiga, ja räägime siis nii-öelda tippmudelid, et siis ma ütlesin, võtame S600 või mis iganes või mõni AMG variant, et kui võtta siis kõik alates näiteks, muidugi S600 AMG variante polnud teha, sest V116 ja 126 puhul, aga võtta sealselt ka tippmudelid ja hakata sõitma nendega Tallinnast Riiga, siis on niimoodi, et V223, V222, V221 ja V220 jõuaksid enam-vähem õigel ajal kohale. Nüüd õigel ajal ühel ajal kohale. Aga siis oleks natuke aega, selge vahe, siis tuleks V140, siis on jälle selge vahe, siis jõuab kohale V126 ja siis on jälle selge vahe, siis jõuab kohale V116. Et jah, et see on nagu siis see tase, mis on nagu sellel V220-l. Ma nagu ütlesin, et see on see S-klass, mis tõi Mercedes tänapäeva.